Elas kord üks tüdruk nimega Tairi Kaarna. Ta ei tulnud musikaalsest perest, aga tema pere armastas muusikat, armastas tantsu ja armastas pidu. Muusikakool oli tema silmis needus. Need vaesed klassiõed ja vennad, kes pidid peale rasket koolipäeva veel teise kooli ka minema. Ta oli salaja nii tänulik enda emale, et ta sellest õudusest pääses. Tairi ei olnud koolis kõige tahetum neid, nii et ta leidis oma varajasele armu näljale leevendust läbi filmi Videvik. Tema esimene ühepoolne armastus Jacobi vastu motiveeris teda õppima ja mängima klaveril lugu Bellas Lullaby. Emotsionaalsed ja sünged laulud leevendasid tema igatsust päris armastuse järele. Mõned nimetavad seda tüüpi ka emoks. Peale neid aegu kingiti talle jõuludeks oma kõlar ja ta tegi oma elu esimese YouTube'i konto. Playlist, mis sai loodud aastal 2012, tegi temast tugeva muusikatarbija. Õige pea leidis Tairi endale esimese silmarõõmu, kes tutvustas talle žanri nimega drum and bass. Ta oli siis 14, kui temast sai trummide ja basside arvudest. Ta oli nii rabatud, et mingi muusikaline protsess saab olla kiirem kui tema enda mõtteprotsess. Ta kasutab tänaseni drummi ja bassi kooslust, et enda ülemõtlevat aju lahti raputada. Kuni 19. eluaastani jagus tal kõrvu vaid süngele muusikale. Kuni selle hetkeni, et tema elu muutus ise süngeks. Esimest rasket aega koges ta 19-aastaselt, kui kolis välismaale emmest eemale elama. Ta pidi järsku saama enda eluga ise hakkama ja see oli hirmus, see tekitas ärevust. Kiirete käikudega muusika kuulamine ei toetanud enam tema närvisüsteemi. Ta liikus mõned beat per minutes allapoole, aga muusika kõla oli jätkuvalt pigem minoorne. Vahepeal kolis ta Islandile ja seal tühjal maal muutus kõik. Playlistid muutusid mitmekülgsemaks. Tema amploa laienes trummilt ja bassilt kõigele. Ta oli see kõige kõvema häälega peotšik, kes käis absoluutselt igal nädalavahetusel pidutsemas, tantsimas ja muusikat kuulamas. Hea pidu oli see, kus on hea muusika ja head sõbrad. Kui üks oli puudu, siis oli pidu lamp. Kuni ta leidis tee videograafiani 22-aastaselt. Temast sai vabakutseline videograaf, kellele meeldis YouTube videosid teha ja tema kõige lemmikum osa oli see hetk, kui oli aeg hakata muusikat videotele taha valima. Teeme ära 2020 Tairi rikkaks ja teerullijuhiks. Mõned aastad hiljem oli ta palju reisinud, üsna rikas ja hea elu peale mutt. Tal tekkis vaba ressurssi mõelda laiemalt kui lihtsalt igapäevastele väljakutsetele ja probleemidele. Ja nii ta hakkaski endalt küsima, mis on need asjad, mida ta tahab enne surma kogeda. Ja küsimuse tulemusena tuli üks vastustest, et äge oleks õppida ära laulmine. See oli järgmised 2 aastat vaid mõttetasandi unistus, kuni teda kutsuti Mustamäe huvikooli koori Hellas. Peale esimest 3-tunnist laulusessiooni kõndis ta sealt bussi peale külmavärinates ja pool šokiseisundis. Tema keha reageeris nii tugevalt ja nii selgelt, et ta ei saanud mitte märgata, kuidas laulmine talle mõjub. Eelnevatel aastatel oli Tairi koondanud oma tähelepanu ja fookuse sisemisele kasvule ja ta oli ära õppinud oma keha kuulamise. Ja ta sai väga täpselt aru, et siin on portaal. Ta uskus siiralt, et meie kehad on need, mis näitavad meile teed. Ning ta alistus
Ta alistus laulule ja hakkas pühenduma laulule esialgu hobi korras, aga õige pea jõudis kätte igatsus pühenduda elus millegisse rohkem kui vaid pinnapealselt. Ja nii ta hakkaski kolama ringi ülikooli kodulehtedele. Sa võiksid õppida näitlemist, soovitas Tairi sõbranna. Ja see tundus mulle üliloogiline. See oli olnud Tairi unistus sellest hetkest saati, kui ta oli laps. Ja ühtlasi ta naudis alati neid hetki, kui õpetaja kutsus teda klassi ette midagi esitama. Jess, ma saan esineda. Nii et ta hakkaski vaikselt ette valmistama lavakakatseteks, kuni saabus päev. Viimane päev, et kandideerida lavakasse, näitleja erialale. Ja ta otsustas seda mitte teha. Põhjus oli väga lihtne. Ta keha näitas talle taas kord teed. Selleks, et näitleja erialale sisse saada, nõudsid katsed proosateksti, luuletust ja laulukest. Ja mingil põhjusel võttis ta seda lauluosa, just seda lauluosa nii tõsiselt, et lähedased pidid talle korduvalt meelde tuletama, et Tairi, see laul on täiesti teisejärguline. Miks sa sellele kõige rohkem aega pühendud? Ja ta hakkas märkama, et tõepoolest oli see lauluks valmistumine kõige põnevam osa. Ja üks asi, mida ta oli elus õppinud taaskord, oli see, et usalda oma sisetunnek, isegi siis, kui see tundub kõige ebaloogilisem lahenduskäik. Ja see kandis vilja. Oi, kuidas see kandis vilja. 3 nädalat hiljem kutsus tema lauluõpetaja teda muusikakooli lauluga üles astuma, minna publiku ette ja esineda. Hiljem peale esinemist, kui Tairi lavalt maha astus, siis peatas teda koridori peal üks naisterahvas, kes tutvustas ennast. Tere, mina olen lavastaja teatris Salme teater ja olen otsimas meie lavastusse ühte lisanäitlejat ja ma tunnen, et sina sobiksid sinna ideaalselt. Talle pakuti näitleja tööd ja ta võttis selle vastu ja ta sai kogeda, et see ei ole talle. Ta ei tahtnud olla laval keegi teine, vaid ta tahab esineda laval iseendana. Näitlejana sa oled lükata ja tõmmata. Sa pead tegema seda, mida lavastaja sulle ütleb. Ja nii sealt see tõeline pühendumine muusikasse pihta hakkaski. Ja see oli selgem kui kunagi varem, et ma tahan tegeleda lauluga ja et ma tahan jutustada enda lugusid läbi laulu. Siia lõppu soovin ma tänada enda kõige suurimat aktiveerijat, kelleks on minu kasuisa Gilbert. Gilbert on see mees, kes seisab minu julguse taga. Ta oli see eeskuju, kes hea muusika korral, no see muusika, mida sa oskad kaasa laulda, võttis laua pealt vaasi, astus 2 jalaga laua peale ja andis minna. Aitäh sulle selle eest, aitäh, et sa näitasid mulle, kui crazy saab üks inimene olla, ka täiskasvanu elu jooksul. Ja teine inimene, keda ma soovin tänada, on minu praegune peika Alvar. Mu peika on olnud see, kes absoluutselt igas ruumis, kus on asunud mikrofon, on olnud minu üleskutsuja ja surunud mind. Mine laula, võta see mikrofon, vahet ei ole, kuidas välja tuleb, lihtsalt laula. Aitäh sulle selle eest. Aitäh vaatamast ja ma ütlen teile ausalt, et nii hea tunne on see, kui sa tead, mida ma eluga peale hakata. Kui ma tean, kuhu ma pean liikuma, kui ma tean, mis on minu teekond. Selline tänulikkus siin Gili Air saarel Indoneesias. Kuna mul siin juba eetriaga on, siis ma räägin enda suurimast unistusest ka. Minu kõige suurem unistus on laulda ja tantsida koos publikuga. Samal ajal teha seda südamest, mitte unustada seda, et laul on minu jaoks eelkõige. Aitäh vaatamast, aitäh kuulamast ja lugudeni.